päris äge värk. Ütleme nii, et ilusam. Väga lahe on, poisid on muidugi jälle nii ilusti teinud, et ma ei julge selle autoga siit välja sõita, sest praegu on ilm siuke talvine sopane ja ma määrin kohe kõik ära. Et sellega peaks otse kuhugi näitusesaali minema. Väga ilus. Väga lahe, mulle väga meeldib. Ja tundub, et siis disain tuli ka hästi välja. Et katuse poolt on natuke heledam ja muidu on autovärvi, et väga lahe on. Ja muidugi see kiri siin ees, traktor, rajavalitseja, see on eriti hea font. Et poisid küsisid, et mis kirjaga on, mõtlesin mingi tavaline, aga nad leidsid palju ägedama, palju lahedama. Väga kihvt, mulle meeldib. Need on sõnade mäng, mulle ka endiselt meeldib. Track ja torr, rada ja siis väikese jumal Skandinaavias. Ja tegelikult sõnade mänguga tuli mul üks asi veel meelde. Ja siin meil töö natuke käib. Aga siin on kleepekas, mis ütleb, mis varustusauto on. Ja tegelikult paljud, sealhulgas mina, loevad seda alguses valesti. Siin ei ole kirjas Trailmaster, siin on kirjas Trialmaster. Ehk siis see ei ole mitte rajameister, vaid see on proovimise ja katsumiste või katsetamiste meister. Et siuke väga lahe mäng, hoiaga mulle meeldib. Ja kleepsud on nii ilusad. Ilusti on grenadiir välja lõigatud ja äge, käega ka mõnus katsuda. Väga äge töö. Nii, vägev. Vahepeal tuli veel vidined ära. Tuli siukene vidin, mis on siis tulede alus originaalis. Käib siin nende mis iganes vidinatega kinni. Aga noh, siuke ligade-logade. Odav värk, Hiina värk. Et mul oli mõte nüüd see, et ma panen siia mingit silikonliivi ja muud asja vahele. Panen ta kokku, panen auto külge kinni ja siis las kuivab. Kui on ära kuivanud, siis värvin Raptoriga üle. Ja vahepeal tulid veel need lisatulede, need mis iganes võred ära ja ka siis suunatuled omad. Üks snorkeli külge ja teine ilma. Võt, et need tuleb ka Raptoriga üle värvida. Ja siis saab hakata neid külge keerama. Ja siis, kui see on küljes, siis saab proovida, kuidas vintsinöör siia peale läheb. Sest jah, siin autol on vints peedus. Sellepärast, et oleks jalakäijate ootu. Nüüd jääb äkki vintsinööri kellegi ümber jala ja loisib järgi. Minu meelest see, kui ma need mis iganes plaadid siia tiiva peal ära panen, siis see on täiesti nagu vana Defender. Mul äge näeb välja. Proovime need asjad siin natuke ära liimida, kokku pläkerdada, vaatame, mis juhtub. Tuleb. Jah, ma pläkerdan kõik asjad ära, mitte ainult seda, mida vaja, ma arvan. Sa oled ikka päris kindel, et sa teed ära. No ma juba teen, enam ei ole pääsu. Oi. Sellega on hea, et seda saab pärast ära nokkida, mis liiga palju läks. Nii, liimisime ära eile, kuivas ära, keeran küljest ära, siis saab ära värvida. Saab ka muud asjad ära värvida, siis kuivavad äkki ära ja homme saab siis auto külge panna need asjad. Et vahepeal oli mõte, et paneks tagava ratta ja redelid taha tagasi, aga tegelikult ma ei pannud praegu, sest nii on mul rohkem ruumi. Lükkasime sõitsime auto vastu ust peaaegu, et siin ees oleks rohkem ruumi toimetada. Ja siit alt tuleb kui vints kohe välja, ma vaatan selle ka, ma pole ise näinudki. Aga enne on vaja need eest ära võtta siit. Ma kohe näitan teile, kui jäädele me oleme sõitnud. Kohe, vaatake. Näiteks nii palju sõitnud.
et see on nii lähedal. Ma ei tea, kuidas see käib. Ma ei tea ka. Kas need ära võtta? Ma tean. Ma ei tule ära. Ma ei tea, ikka lihtsalt arvan. Jess. Siin on vints. Et teha see vints, Reedi vints. See kate, mis siin ees oli, see on siis jälle euronõue, et jalakäija ohutus peab olema ees. Mujal ma olen näinud maailmas on need vintsikatted tehtud siuksed paremad, et siin ees on nagu siuke... Paneme neid ka kinni. Pärast, mitte praegu, need tuleb ära värvida enne. Jah, need tuleb enne ära värvida, need lisatulede katted. Et mujal maailmas olen näinud, et on siin siuksed nagu hingede peal on see vintsikate, et keerad klõps üles ja siis saad vintsida ja pärast keerad klõps alla tagasi, aga meie siin Euroopas peame siis siukeste vidinatega hakkama saama, et enne kui kinni hakkad jääma, tuled autost välja, keerad selle eest ära, viskad pagastikusse ja siis lähed jääd kinni ja siis hakkad vintsima. Aga vintsi nöörist nii palju, et minul on varasemalt olnud circa 30 meetrit seda vintsi kõit autos, aga siin pidi olema ainult 15 meetrit. Ma panin kinni praegu, ma teen lahti uuesti. Noh, nüüd saad tõmmata. Et siin on siis seda umbes 15 meetrit ja põhjus on selles, et rohkem ei mahu. Et ma ei ütleks, et see köis nüüd nii ülemäära jäme on, minu meelest on see suht tavaline vintsi köis, et miks ta ei mahu, ma ei tea. Võib-olla peaks siit kuskilt lahti võtma ja vaatama, et äkki tegelikult mahub. Või äkki enam midagi teha, et mahub, sest et 15 meetrit on ikka maru lühikene. Aga noh, ei ole hullu. Saab osta pikema köie ja oota ära tiri praegu, anna mulle see vintsi ots, köie ots. Ma tahtsin seda rääkida, et konksu ei ole. Et ei olegi konksu. Ja minu jaoks oli see veits nagu üllatus alguses, aga siis ma uurisin, miks ei ole ja tuleb välja, et ma olen liiga vana kooli mees, et uus ja moodne värk on, et ei olegi konksu. Et käib nöörseiklitega see värk ja ei olegi konksu vaja. Konksu on ohutum ka, et kui läheb puruks, siis ei lenda sulle kuhugi otsa see. Mis sa tahad? Tõmba. Miks? Sul on vaja? No tõmbame. Kus sa lähed sellega? Me peame selle pärast sisse tagasi kerima. Oota, mis selle on? Kuidas me selle sisse saame pärast? Ma arvan selle vahendiga. Mis vahendiga? No see vahendiga, mis on selle vintsi oma. Mul on päris kindel, me leidsime selle. See puldiga, just, too pult ka, proovime. Selle vintsiga on siis siuke värk, et ega see niisama ei tööta. Ma ei tea, kas me praegu üldse saamegi seda tagasi kerida. See oli just siin, ma ei mäleta. Aga põhimõtteliselt on süsteem see, et väga hea. Kui sa tellid auto koos vintsiga, siis on siin laes need nupud. Kui sa vintsi ei telli, siis sa pead lisavarustusena need nupud tellima ja need nupud annavad siis selle ka, et lisaks on mööda autot laiali siis igasugused valmisolekud, nagu näiteks see siin. Siin on elektrivalmisolek, ehk siis siia saad panna oma mingi tule või mingi lambivärgi, mis siis lülitid siit laest vajutades hakkab põlema. Aga vintsi jaoks on ka siin üks lülitis, et 500 amprit. See annab siis voolu vintsile ja ka auto taga on siis NATO pistik, kus tuleb ka 500 amprit välja. Siin me praegu ei näe, sest auto on vastu ust. Ja lisaks on siin laes siis veel palju nuppe. On sillalukud, esimene tagumine, off-road režiim, mis siis lülitab mingid tilulilud välja, mis maastikud muidu segavad. Ja siis kui vette lähed, siis saab seda vajutada, siis jääb ees ventikas seisma. Lisatuled lähevad siit käima. Need, mis seal ees on, lisakaugtuled. Siit saab tulede kõrgust rullida. Siis on mingi mägipidur ja siis ESC saab siit palju lülitada. Siis on lihtsalt need muud tuled siin, mis autos sees on ja siis saab siit need veel lülitada. Vot, siuke äge kokpit on siin. Aga nüüd ma vaatan, et vintsipult on juba ära kadunud. Remmikule, too mulle vintsipult tagasi. Ma ei mäleta, kuidas see täpselt tööl hakkas, aga põhimõtteliselt peaks vist olema
süüde ka sees. Et üldse need voolud asjad käima hakkaksid. Siit süüte sisse. Ups. Peale teete. Valasi. Pisist ampert. Raadio paneme kinni. Äkki pidi käima auto. Paneme korra käima. Vints veel tööle, aga ma panen praegu auto seisma, sest mul garaaži ventilatsioon hetkel ei tööta. Ja muidu läheb vingu meil siin paljuks. Vot. Hommikust uus päev jõudis kohale. Uni on veel veits silmas, aga ei ole hullu. Kaua see magatud ka, võib-olla just liiga kaua. Et need vidinad on ära värvitud. Ma ei tea, see pott värvi oli kuidagi veits natukene teistmoodi, kui varasemad potid on olnud, mis ma olen värvinud. See tatistas kogu aeg, loksutasin küll alguses ja pärast segamist, nagu ma ikka olen loksutanud, aga see kuidagi sülitas seda värvi sealt välja ja ei tulnud kõige parem, aga ma arvan, et selle raua kohta siia ette või selle raua jaoks siia ette on see täitsa fine, täitsa okei. Nii, panen selle raua juurde kinni ja vaatame, kuidas siis see töötab selle jaoks, mille jaoks ma ta võtsin. Tuletaluse kõige suurem mõte oli siis mul see, et saaks vintsinööri sinna kinni panna. Juhul kui kuskil metsas vintsid, et siis alati ei pea seda sisse tagasi keerama. Et siis võtad ja sead selle siia ümber niimoodi. Ja siis sõidad järgmisse auku ennast kinni ja siis on kohe hea siit võtta ja lahti kerida see ja panna puu külge, et ei ole vaja hakata siit sikutame ega selle puldiga sisse lahti mängima, nii et tundub, et see täitsa töötab ja ongi olemas nii nagu päris. Väga lahe. Aga nüüd paneme need muud vidined siia külge, ega nendega midagi keerulist ei ole. See on kõige keerulisem, see lisatulede võre, et see on krobeline pint siin, aga ma arvan, et kui ma siin väikse selle krundi siukse nakkuva asjaga selle üle tõmban, siis see kahepoolne teip jääb siia paremini kinni, et eks näis. Siia peale need lapakad, ma arvan, et jäävad hästi kinni, sest see oli värskelt kiletatud. Kile peale teeb see väga hästi. Ja neetama ei hakka panema, ma ei näe mingit pointi nendel neetidel. Seda teipi on siin taga nii palju, et see ei lähe mitte kuhugi. Seda ei saa pärast auto küljes kätte ka niikuinii enam. Nii, me sõitsime natuke ette poole ja nii palju sõitsime. Näiteks, vaata, see metall on peaaegu siia vastus. Keerame need asjad need auto külge tagasi, aga ma tahtsin rääkida redelist, et see redel käib siia ja need redelid tehakse natuke teistsugused, et see tuleb siit niimoodi eemale ja see taha saab panna 20-liitrise kanistri. Ainuke probleem on see, et selle redelis küsitakse 1000 rutsi, 1000 euri. Et kes tahab, palun tehke ise. Natukene alumiiniumtoru keevitate kokku, värvite ära ja ma ei tea, 5 sotiga ma ostaksin selle küll ära, kui mul muud midagi üle ja keemiersule ma ostsin kunagi 2 sotiga redeli. Ja nüüd traktori redelit müüakse 1000-ga. Võt. Aga mis ikka, keerame asjad tagasi ja siis vaatame, kuhu need plaadid siia autosse sisse käivad. Ja keermeliimi tuleb panna ka vahele, et asjad lahti ei logiseks. Siin on originaalis olnud ka keermeliimi vahel. Küll sinist, mul muud ei ole, mul on ainult punast. Tegelikult see punane asi, mis Moissi rääkis, see on tegelikult sinine ja Moissi ei teennud lihtsalt, et see on sinine. Oi. Niimoodi käibki. Nii, valmis. Tehtud. Plaadid külles, tulede kaitsed olemas, vintsinööri hoidja olemas. Suunatule kaitse peal. Siis selle uspi auguvärgi panin ka ära. See on ka siin ilusti olemas. Juhtmega läks niimoodi hästi, et see juhe sai siit äärest tuli selle paneeli taha ilusti. See käis väga kergesti ära. Ja siis tuleb siit siia, kus siis saab selle välja võtta ja siis saab siit
laadida kõik asju. Siis taga ka redelil, eks ju, need libisemisvastased vidinad. Need mullaplaadid on nüüd siin olemas kinni. Kuigi jah, kui ma alguses mõtlesin, et ma panen siia tulekustuti, siis kuna ta seisab ainult selle plastiku küljes kinni klambertega siit ääres, siis ma ei tea, kas see, kui ma siia tulekustuti panen ja uks pidevalt kinni lahti käib, siis ühel hetkel võib see tulekustuti koos selle plastikuga siit ära lennata. Aga tulekustuti saab ka siia panna, selle riiuli peale. Pärast kolakas raske riiul on. Ma ei ole päris kindel, kas see jääbki siia, sellepärast, et kui me nüüd selle magamissahtliboksi siia teeme, siis see võtab päris palju ruumi ära, aga samas võib-olla ei ole hullu. Et isturi saab tõusta seal eespool ääres, kus saab siis riidesse panna või riidest ära võtta ja siia alla tuleb lihtsalt pugeda ja pikale visata ja samas on see väga hea, siia peale saab igasugust kola panna. Kas või näiteks, ma ei tea, padjad ja tulekustuti ja retikud. Võt, ja siis on siin veel see laud, mis käib siis niimoodi tõrrt lahti. Ja siipalt ääres käib veel rohkem lahti. Selle riiuliga on siuke asi, mis ma siin pidin tegema, et ma panin ta küll kõige rohkem sinna nii-öelda tahapoole autole, aga kui siin istuda, siis on oht pea siin ikkagi ära lüüa, siis ma panin siia pehmenduse selle sentimeetrise soojustusmati, mis mul muvilast üle jäi, lõikasin siia siuksed ribad, et kui keegi tahab ennast toksida, siis enam ei saa. Võt, aga muidu ma pean ütlema, et kui ma istuksin siin autos iseenda taga, siis siin on päris vähe ruumi minul. Kui ma istun remi taga, siis me vaatame, ma lähen siia poolelt täpsti niimoodi. Kui ma istun remi või normaalsete inimeste taga, siis on täitsa jalaruum on olemas. Ei rulle midagi. Ja pearuum on ka, mis on väga põhiline. Ja pehmendusega tagariiul on ka. Aga jah, nüüd on mingid, ma tahtsin põhja alla ka korra vaadata. Võtame selle rula, mis ma spetsiaalselt tõstsin. Võtame selle lambi ka siit. Nii, selle lambi siia. Uks kinni. Nii, anna mulle see rula. Ma proovin, kuidas sellega on. Ega ma ei ole seda autot ise põhjalt näinudki. Tähendab siis enda autot. Siuk kange. Nii, mis siin siis näha on? Kardaan. Siin on näha. Midagi näha on lampi jäpool. Siin on näha sodi. Ma olen kuskil sõitmas käinud ja käisin küll. Väga hea. Selle ma olen juba kõveraks sõitnud. Ei lullu. Siia tulevad katted alla kõik. Need on tellitud. Aga neid veel ei ole. Nii, mis siin paistab? Natuke madalaks jääb auto. Ma ei mahu ära. Peab tõsta tegema. Ühesõnaga siia tulevad ka kõik katted, värgid. Aga nagu näha, siis midagi siin otseselt ei ole siukest, mis kuskil maastiku peal kuhugi taha kinni jääks. Muide, need sillad, need on, ma näitan siit tagant poolt. Siin ma äkki niimoodi, pimedaks läks. Need sillad on tehtud siis muideks ettevõtte poolt, kes teeb traktori ja militaarmasinaatele sildasid. Ja sellepärast, et siuksed tummised ongi. Ja kardaan, nagu näete, ei ole tavalise kardaani ristiga, vaid on siukse liigendiga. Siis, mis see veel huvitavat on? Raam on hästi suur paks. Veits kitsas on ka mul siin. Raami on teinud siis sama ettevõte, kes on disaininud Keemersut näiteks. Ühesõnaga, siin all on ruumi, aga mitte liiga palju. Aga põhimõtteliselt mahun ära ja ma arvan, et põhjakatted, kui ära tulevad, siis ma saan need siin kodus ise ka alla panna, et ei pea sellest kuhugi tõstuka peale minema. Me lähme külla, ma ei tea, kas te kuulete mind praegu, aga ma ei tea, kelle juurde me lähme. Et nagu
nagu ei saagi eriti aru, et need anged siit tee peal on. Noh, natukene nagu saad, et midagi oleks, aga üldse ei sega nagu mõnus lustiga lased lihtsalt läbi siit. Jah, käisime külas ja mõjuvate põhjuste olemasolu pandi mind kõrvalistmele ja jäigi mul see pann saamata, mida mu abikaasa siin praegu naudib. Ma veits kade ka pean ütlema, et ma ei olegi nii lahedat teed veel selle autoga sõita saanud, kui tema saab sõita, aga noh, kui enne mitte, siis võib-olla järgmine aasta jälle. Põhjaliselt sõitsin läbi nagu mitte millestki. Ups! Oksad olid lumerasku seal tee peale vajunud, aga igatahes ühesõnaga me ei tea, milleks neid teisi autosid vaja on. Nii, lugu järgmine, et eile sai proua rallida traktoriga lumeangesse, mina ei saanud. Nüüd ma proovin ise, nüüd on valge, lumi on uuesti tagasi tuisanud. Aga vaatame, kas auto saab läbi või ei saa. Tema eile õhtu sai, äkki mina ei saa. Ma veits auran, ma tegin tööd enne füüsilist õues. Natuke niiske on nüüd väike võist peale saurab, aga mõtlesin, et ma ei pane mingid lukkuda mitte midagi sisse või tähendab, et jah, läheb nii nagu läheb. Ja siis vaatame, mis saab. Panen traktoriga käima, et kui kinni jääme, siis saab ühe traktoriga teise välja tõmmata. Me lähme praegu angetsist üle ja kui me kinni jääme, siis kasutame traktorit. Täitsa pekki. Me saame läbi siit veel, mine pekki. Ma ei uskunud seda ilma igasuguste lisavidinateta. Auto karjub, et turvameedi ole peal. Peaks pead off-road moodi sisse panema, siis ta ei karju seda. Aga nüüd on hilja. Ühesõnaga täitsa pekkis. Siuksed anged. Ma ei ole ühegi autoga varem niimoodi läbi saanud, või kogemata panin tagakojame ka sisse. Kõik näpud läksid igale poole vastu. Tagakojame ei peaks üldse ära võtma, mul ei ole seda vaja. Nii. Oi, äge, täiesti pekkis. Niimoodi rammusin läbi ilma igasuguste lisavidinateta ja proovime tagasi ka saada. Nii, me saime nende lumeangidest üle ja siis me läheme nüüd praegu traktorisse neid lumeanga ära lükkama.